Tere! Minu nimi on Rutt Maal. Tavaelus ma olen eesti keele ja kirjanduse õpetaja, aga minu sees on peidus sõnagurmaanist tegelane, kellele meeldib ennast hüüda Eemi Kitsuneks ja luuletusi kirjutada. See tegelane on minus elanud täpselt nii kaua, kui ma mäletan. Ta on koos minuga kandnud valu ja võlu, rõõmu ja naeru. Me oleme koos rõõmustanud ja kurvastanud ja tegelikult on ta mind lihtsalt õnnelikuks teinud. Palju aastaid ma mõtlesin, et ma ei kavatse oma luuletusi mitte kunagi avaldada, aga nüüd on käes see hetk, kui Eemi Kitsune on muutunud rahutuks. Ta kipub lauasahtlist välja ronima ja tahab, et südames kõrvetisi tekitavad sõnad saaksid avalikuks. Raamatule on loonud illustratsiooni mu imearmas tütar Pilleriin. See muudab meie ühistöö eriliselt väärtuslikuks. Ainulaadne ja harmooniline. Ema ja tütre ühislooming. Seetõttu tahangi seda teiega jagada. See raamat sündis hetkedest, kui hinges oli valu ja igatsus, õnn ja rõõm armastusest ja enese leidmisest üha kiiremas elutempos kulgevas ühiskonnas. See on peegel minu hingest, kuid selles võid ära tunda ka enda vaikushetke peidetud tunded. Need luuletused on lihtne ja aus hingepuudutus, mis ülistab loodust ja elurõõmu ning annab julgust olla päriselt kohal siin ja praegu. Kui otsid hetke, mis ühendab sind iseendaga, on see luulekogu sinu sõber. Ta räägib sellest, mida me kõik sügaval sisimas tunneme. Olen südamest tänulik, kui toetad Eemi Kitsune teekonda lauasahtlist raamaturiiulisse, sest see tegelane ei püsi enam peidus minu hinge salasoppide sügavuses, vaid rapsib tiibu, et tõusta päikese poole ning oma hingevalgust kõigiga jagada. Aitäh! Me kõik maiustame aeg-ajalt mälestustega, kui lappame vana pildialbumit või koristame kirjutuslauasahtleid. Minu kaunimad mälestused on pakitud päikesekiirtest sellofaani ning seotud kinni kuukiirtest paelaga. Nendes on kevadõite aroomi ning suvekuumus segi pikitud varasügisese karga õhu ning pihlakamarjade kobaratega. Lisatud sipak esimesi lumehelbeid ning küünlagu hundi ulgu. Tormis ilma südame tüünes vaikuses.